sellisel silmis olete kokku kogunenud ja omalt poolt tahan väljendada siis siirast headmeelt, et saame täna siin teie keskel viibida ja tuua teile tervitusi kodumaalt. Ja mul on väga hea meel anda edasi soojad tervitussõnad ja parimad õnnitlused ka kultuuriminister Laine Jäneselt, kes hetkel viibib Peterburis. Lubage teid kõiki õnnitleda vabariigi aastapäeva puhul, mis on peagi lähenemas. Eestimaa on maailma silmis väike riik ja eestlased on väike rahvas. Aga meie endi hinges on Eesti meile lähedane üks ja ainus. 93 aastat tagasi sai Eesti Vabariik alguse manifestiga kõigile Eestimaa rahvastele. See oli meie esimene konstitutsiooniline dokument ja ei ole kohatu seda praegu ja täna meenutada. Eesti riik on loodud eesti keele ja kultuuri kaitseks. Nii ütleb meie põhiseaduse preambula. Eestil on tähtis, et iga eestlane, elagu ta kodumaal või kodune kaugel, kannaks edasi eesti meelt ja eesti keelt. Et ta hoiaks elus seda maailma, seda kultuuri, millel on nimeks Eesti. Keegi teine peale meie endi seda teha ei saa. Ikka ise ja omanase tarkuse, kanguse, ettevõtlikkuse ja aeg-ajalt ka meeletuna tunduvate ideedega. Väike rahvas peab olema süvi. Tas peab olema jõudu ja rongust, mis meid tagant tõukab ning paneb meid ka kodust kaugel koos tegutsema ega lase lahustada suures maailmakatlas. See väiksus ühendab ja seob meid erinevatesse koos olemise ja käimise vormidesse. Pole ju maailmas tegutsevate Eesti organisatsioonide olemise peamine ja kooshoidev mõte kuhugi kadunud. See on ehk natuke teisenenud ja ajas muutunud, kuid üks eesmärk, eestluse säilitamine, on ikka sama, mis oli aastakümneid tagasi. Me elame ajas, kus aeg muudab meid ümbritsevad maailma kiiremini kui kunagi varem ja üha suurema väärtuse saavad vaimsed väärtused. Arusaam eestlaste kultuurilisest olemusest aitab meil paremini mõista, kes me oleme täna. Rasketel aegadel tuleb väikesel rahval seljad kokku panna, saada tuge üksteise ettevõtmistest ja innustust leitud lahendustest. Üha enam selgineb arusaam, et keerulistel aegadel ei ole kultuuriga tegelemine mitte priiskamine, vaid vastupidi. See aitab meil raskeid aegu paremini üle elada. Eesti suutis oma iseseisvuse 20 aastat tagasi taastuda veletult paljuski tänu sellele, et eestlased välismaal, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Saksamaal, Rootsis, kõikjal üle maailma olid pikki aastaid oma riigi järjepidevusse uskunud ja selle nimel tööd teinud.